Anna neile tablette ja nad liiguvad edasi. See on Kremli uus lähenemine, kuidas sundida oma sõdureid enesetapjalikele rünnakutele Ukraina tapatsooni, kuna Venemaa on kasutusele võtnud strateegia, mis on otse õudusfilmist. See on roosa. Seda on lihtne alla neelata, nuusutada või süstida ja see muudab Vene sõdurid arututeks zombideks, kes eksisteerivad vaid selleks, et edasi liikuda, kuni nad saavad kuuli pähe. See on Kremli suurim kuritegu Venemaa armee vastu. Ja see on jätnud sõdurid kannatama saatuse käes, mis on hullem kui surm, enne kui surm lõpuks saabub. Kujutame hetkeks Vene sõduri mõtteviisi. Sind saadeti rindele enne, kui olid valmis ja nüüd käseb komandör rünnata Ukraina positsiooni. Probleem on selles, et sa oled sellest positsioonist sõna otseses mõttes kilomeetrite kaugusel ja tead, et sinu tulevik tähendab hiilimist läbi tohutu tapatsooni, mida patrullivad droonid ja kes teab mis veel. Sa tead, et sa ei tule tagasi. Sa oled näinud 10 oma kaaslasi saadetuna samas suunas, kuhu sinu komandör sind saadab ja nendega on kogu kontakt kadunud. Surm muutab. Sa kardad. Siis annab komandöör sulle väikese roosa tableti, mis tema sõnul kaotab kõik su hirmud. Kuna sul pole muud valikut, neelad tableti alla ja tunned, kuidas selle mõju sind hetkega üle ujutab. Nüüd oled rahulik. Liiga rahulik. Nii rahulik, et sind ei huvita isegi see, mis sinuga juhtub, kui sa tapatsooni sisse marsid. Sa tead praegu väga vähe, aga see tablett on teinud sinust zombi, kes eksisteerib ainult Ukraina laskemoona neelamiseks. Väärastunud õndsuses kinni lohistad sa end edasi. Vaevu märkadki, kui Ukraina droon sind leiab ja sinu poole laskub. Surm saabub, kuid sa olid juba ammu läinud. Roosa tablett tõi su siia ja veel kaaslasi. Järgneb sulle. Venemaa uus strateegia Ukraina sõja võitmiseks on kokkuvõetav ühe sõnaga – pervitiin. Need, kes tunnevad teise maailmasõja ajalugu, panid selle sõna kuuldes kohe kõrvad kikki. Aga enne kui me selleni jõuame, miks see nii on, teatab Ukraina täna, et Ukraina on avalikustanud, et pervitiin levib Venemaa sõjaväes laialdaselt ja see ongi Kremli plaan. Väljanne vahendab esimese eraldi ründepolgu meedikute esmakordselt avaldatud kommentaare, mille järgi Vene sõjaväge ei motiveeri Putini eesmärk ega Kremlist tulevad suured rahasummad, et venelasi Ukrainas võitlema panna. Narkootikumid on vastus, pervitiin on eelistatuim. Üks Ukraina relvajõudude meedik ütleb, pervitiin oli üks esimesi amfetamiine, mida sakslased kasutasid teise maailmasõja ajal. See võimaldab sul päevi ärkvel olla ning hirmu ja valutunded kaovad. Me hakkame nendele kommentaaridele peagi süvitsi lähenema, kuid need, kes muutusid tähelepanelikuks pervitiini varasema mainimise peale, teavad nüüd täpselt miks. See on natside narkootikum, sisaldades suurt annust metamfetamiini väikeses roosas tabletis. Kreml järgib natsi-Saksamaa eeskuju, mis kõlab Putini puhul üsna loogiliselt. Natsid laastasid Euroopat, alustades Poola sissetungist, mis sundis teisi riike reageerima. Putini sissetung Ukrainasse on mitmeti sarnane, kuid palju ebaõnnestunum. Seega tundub loogiline, et natside uimasti võib olla põhjus, miks paljud Vene sõdurid on valmis end Putini eesmärgi nimel ohverdama. Vene sõdurite käitumises on nii silmakirjalikkust kui irooniat. Teise maailmasõja rahvusmuuseum näitab, kuidas natsid jagasid sõduritele pervitiini, kuigi režiim propageeris puhast eluviisi ja puhtust. Putini silmakirjalikkus seisneb väites, et Venemaa on multikultuurne paradiis. Euronews teatas sellest aastal 2023. See on ainult diktaatori suitsugatte ja narratiiv riigist, mida ei eksisteeri. Tegelikkus sellest, milliseks Venemaa on tegelikult muutunud, avaldub nüüd rindel, kus metamfetamiini tarvitavad sõdurid longivad oma vältimatu surma poole. Unetud, vankumatud ja kartmatud. Need sõdurid on Putini zombid ning just sellistena ta neid soovib. Pidage meeles, et Putin väidab Ukraina denatsifitseerimist oma väidetava sõjalise erioperatsiooni peamiseks eesmärgiks. Venemaa juht on seda väidet korduvalt esitanud, näiteks 2024. aasta juunis Leningradi blokaadi memoriaali külastades, väites, et Ukraina ülistab Hitleri ja tema barbaarset režiimi. Natside timukate järgijad, ükskõik kuidas nad end täna ka ei nimetaks, on hukule määratud, ütles Putin selle visiidi ajal. Ja ometi järgib Putin ise natside tegevusjuhendit, sundides Venemaa hirmunud sõdureid metamfetamiini baasil tablette jõuga sisse võtma. Tegelikkus kogu selles loos on see, et Venemaa vastupidavuse saladus Ukrainas on avalikuks tulnud. Venemaal on küll inimressursi eelis, kuid pigem paistab, et Vene sõduritel on lõputu valmisolek end kaitseliinide vastu heita, teades, et nad hävitatakse kiiresti. Tatjana Tšernovol,
kes on Ukraina sõjaväes rühmaülem, avaldab rohkem. Euromaidan pressiandmetel on Vene sõjavangid oma vangistajatele ette näidanud roosat ainet, mida neil kästi väidetavalt enne positsioonidele minekut võtta. Sõdur tunneb energiatõusu, ei tunne külma, valu ega hirmu ning suudab tegutseda kui masin, rahulikult oodata drooni ja see viimasel hetkel alla tulistada või puu taha varjuda, ütleb Tšernovol. See rahulikkus on kahjulik, sest ilma ellujäämisinstinktita muutuvad Venemaa metamfetamiinist mõjutatud zombisõdurid Ukrainale lihtsateks sihtmärkideks. Tšernovol kirjeldab juhtumit, kus Ukraina kasutas 15 drooni 2 Vene okupandi vastu, kes jäid ellu vaid juhuse tõttu, mitte väljaõppe pärast. Ukraina maaviku visatud granaat plahvatab meetri kaugusel mehe selja taga, kuid ta liigub edasi nagu zombi, ilma võpatamata. FPV droon lendab kohale ja viimasel hetkel peidab ta end rahulikult puu taha, kirjeldab ta. Selliseks on muutunud Venemaa armee. Kartmatud kuulide neelajad, kes zombidena edasi liiguvad, kuid on ilmselgelt võimetud tegutsema nii nagu vaja, et Ukrainas märkimisväärset edu saavutada. See ongi asja mõte. Seepärast lubab Kreml uimasti kasutamist Vene sõjaväes. See samm mõjutab tõsiselt nii Venemaa armeed kui ka kogu riiki. Enne süvitsi minemist peame uurima, miks Venemaa toetub uimastile, mille Hitler ja natsid tõid esile üle 80 aasta tagasi. Jagatud tsitaatides on palju vihjeid valu, hirmu ja väsimuse mahasurumisele. Ukraina väitel võivad Venemaa sõdurid pervitiini mõju all rünnakuid teha, märkamata vigastusi enne, kui saavad lahingust jäädavalt kõrvaldatud. Väljaanne märgib, et Vene sõdurid võtavad seda uimastit vabatahtlikult, mis näitab, kui õudne on Ukraina sõda nende jaoks, keda Putin on sundinud sõtta minema. Nad eelistavad tuimad olla ja surra aru saamata, et neid tapetakse, selle asemel, et säilitada kaine mõistus ja proovida strateegiat järgida. Mitte, et nad üldse mingit strateegiat järgida saaksidki, sest Venemaal pole seda peaaegu olemaski. Probleem, mida pervitiin lahendab, kui seda, et sõdurid zombideks muudetakse üldse lahenduseks saab nimetada, eksisteerib ainult sellepärast, et Venemaa on need probleemid ise endale tekitanud. Jutud Ukrainas raskustes võitlevatest kurnatud sõduritest on levinud sõja algusest. 2022. aasta juunis teatas The Guardian, et Vene sõdurid palusid Putinil uurida lahinguvälja tingimusi, millega nad silmitsi seisid. Arvestades meie pidevat kohalolekut ja seda, et meie seas on krooniliste haiguste ja vaimsete häiretega inimesi, kuid ülemused staabis ignoreerivad sageli meie küsimusi, ütles üks sõdur avaldatud videos. Teine sõdur ütles, et Ukrainas püüdsid sõdurid kurnatust vältida, kuid nälg, külm ja varustuse puudus takistasid neil teha tööd, mida nad arvasid, et peavad tegema. Need videod avaldati ligi 4 aastat tagasi ning on selge, et need tingimused loodi Kremlis teadlikult. Vaatame peagi põhjalikumalt, mida see tähendab, kuid enne seda väike meeldetuletus. Te vaatate saadet The Military Show. Kui sa pole veel tellinud, siis nüüd on ideaalne aeg vajutada nuppu. Pärast Putini sissetungi algust on Venemaa sõdurite olukord tunduvalt halvenenud. Nüüd võivad nad oodata, et saavad vähe väljaõpet enne rindele saatmist ja tapmistsooni suunamist. Seda avaldas United24 meedia 10. veebruari raport, kus Vene värvatud sõdur kommenteeris, kuidas ta Kremli sõjaväe jõhkruse üle elas. Pärast kõiki arstlikke kontrolle küsiti mult, kas olen ülehomme valmis sõjaväebaasi minema, väitis sõdur, kelle nimi on Ivan, lisades. Nad koolitasid meid 5 päeva. Ootasime 5 päeva üksuste vahetust ja läksime lahingupositsioonidele. Sama kehtib ka Venemaa Storm C üksuse kohta, mille liikmed vahetasid vanglaaja Ukraina sõjas osalemise vastu. Tavaliselt saavad nad enne rindele saatmist 10-15 päeva väljaõpet. Kui väljaõpeta sõdurid kohale jõuavad, saavad nad kiiresti teada, mis juhtub, kui nad keelduvad komandöride käske täitmast ja ei lähe enesetappelikele jooksudele tapmistsoonidesse. Nagu BBC 24. veebruaril teatas, tapavad Vene komandörid sõdureid, kes keelduvad nende absurdsetest käskudest ja neid hukkamisi viiakse läbi teiste sõdurite silme all, tõenäoliselt selleks, et anda sõnum edasi. Üks Putini käsilastest ütles dokumentaalfilmis. Ma näen seda 2-3 meetrit, klõps, pauk ja avaldas, et see mõrvarlik komandör nimetati 2024. aastal Venemaa kangelaseks. See ei ole Putini jaoks jälg käitumine. See ongi see, mida ta oma komandöridelt ootab, sest Kreml ei tee muud, kui saadab liha Putini loodud lihaveskisse. Sind tapetakse, teed sa või mitte? Kas on siis ime, et nii paljud Venemaa sõdurid võtavad vabatahtlikult metamfetamiini baasil uimastit, et olla piisavalt pilves, et kõigest sellest mitte hoolida? Nad teavad, et nad surevad.
Ukrainas olles näevad nad, et väljapääs on vaid üks. Parem surra zombiina Kremli käsul, kui lasta komanderil end tappa või tunda kirjeldamatut hirmu, nähes Ukraina drooni saabumas, et sind tükkideks rebida. Pole ime, et Ukraina leiab seda surnud sõdurite kehadelt ja nende käest, keda ta sõjavangidena kinni võtab. Ukraina sõjaväelased on öelnud, et läbiotsimisel leitakse süstlaid ja pipette, vahendab Ukraine Today. Stimulaatoritega ampullid on samuti tavalised. Kremlit ei huvita, kuidas metamfetamiin sõduriteni jõuab, peaasi, et see jõuaks. Ja luues zombisid, kes kõnnivad mõtlematult, kuni nad peatatakse kuulide või õõvastavate plahvatustega. Selle kiitsid taas heaks Putin ja tema käsilased. Aga mida Venemaa president ei näi mõistvat, on see, et riigi poolt heaks kiidetud uimastite tarvitamine on vaid lühiajaline lahendus paljudele moraali- ja hirmuprobleemidele, mis Vene armees valitsevad. Putin valmistab tulevikuks õudusunenägu nii oma sõjaväele kui ka Venemaale. Jää meiega video lõpuni ja me selgitame, milline õudus ootab Venemaad, kui zombiarmee või vähemalt see, mis sellest alles on, koju naaseb. Vene sõjavägi Ukrainas seisab silmitsi paljude narkootikumidega seotud probleemidega. Lisaks pervitiinile kasutavad Vene sõdurid rindel aktiivselt opioide, et parandada oma vaimset seisundit. Jällegi on see seotud sellega, et õudustega silmitsi seistes tahetakse end lihtsalt pilve tõmmata. Kui oled heroiini või metadooni mõju all, ei hooli eriti, kui sind enesetapurünnakule saadetakse ning juhtub paratamatu. Aga asi läheb veel hullemaks. Vene sõdurite pidev narkootikumide tarvitamine rindel viib loomulikult sõltuvuseni. The Hill teatas aastal 2023, et Venemaa ei kontrollinud värvatuid narkootikumide suhtes, kuna Putin üritas meeleheitlikult rohkem kahuriliha lahinguväljale paisata. Vene sõduritele makstavad suured allkirjastamisboonused ja palgad muudavad neil ka lihtsamaks narkootikumide hankimise, olgu selleks pervitiin või mis iganes muu, mida sõdur vajab, et veel üks droonidest kubisev põrgu päev üle elada. Teatatakse, et väljaõpete ajateenijad saadeti uimastatuna inimlaineidena Ukraina positsioone paljastama ja pinda ette valmistama paremini treenitud üksustele, teatas The Hill aastal 2023. Vene sõdurite narkokuritegude arv kasvab, kuigi Kreml soovib, et sõdurid oleksid pidevalt pilves. Talking Drugs teitab, et 2023 aastal kasvas Venemaa sõjaväelaste narkokuritegude eest süüdimõistetute arv võrreldes eelneva aastaga 50%. See sobib ka Putinile. Me rääkisime teile varem, et Venemaa värbab vanglatest, nii et võib-olla näeme siin nõia ringi. Sõdurid tehakse sõltlasteks, nad satuvad vanglasse ja vahetavad oma karistuse uue Ukraina missiooni vastu. 2024 aasta novembris teatas väljaanne, et Ühendkuningriigi kaitseministeeriumi sõnul tarvitab 15% Ukrainas võitlevatest Vene sõduritest narkootikume. Narkootikumid avaldavad selgelt ka mõju. 2025 aasta novembris teatas Business Insider, et eelnenud 2 aasta jooksul oli peaaegu 300 Vene sõdurit surnud kas narkootikumide või halva toidu tõttu. Mõned Venemaa zombid ei jõua tapmistsoonidesse, et seal surma saada. Venemaa sõjavägi laguneb selgelt seestpoolt selle narkootikumide kuritarvitamise tõttu. Aga pöördugem tagasi Venemaa enda juurde. Praegu seisab Putin silmitsi narkomaania epideemiaga, mis laastab Venemaad tema enda pinnal. On palju märke, mis sellele viitavad. 2025. aasta jaanuaris teatas Moscow Times, et kokaiini salakaubavedu Venemaal on pärast Putini sõja algust 10-kordistunud. See arvestab vaid Venemaal kinni püütud kokaiini kogust. Võimud konfiskeerisid aastatel 2023 kuni 2024 umbes 5,2 tonni kokaiini väärtusega $3,4 miljardit. Kokaiini ennast ei kasutata Venemaal laialdaselt, kuna eelistatakse odavamaid sünteetilisi uimasteid. Aga see näitab meile, et Venemaast on saamas oluline transiidikeskus selle uimasti jaoks. Tõenäoliselt Putini sissetungi tõttu suletud Ukraina sadamate pärast. Rohkem uimasteid Venemaal toob kaasa rohkem seal kurjategijaid, kes neid müüvad ja toodavad. Ukraina välisluure teatas, et Venemaal on umbes 6 miljonit narkomaani ja 18 miljonit inimest on narkootikume kasutanud või nendega kokku puutunud. Sellele eelnes Moscow Timesi raport 8 kuud varem. Narkomaanidest on 20% 9–13-aastased ja 60% 16–30-aastased. Kas Putini sõja mõju on näha rindele saadetud inimeste lastel? Kas nende vendadel, kes surevad ja võivad varsti Ukrainasse sattuda? Raske on öelda, kuid on selge, et Venemaal on noorte seas kasvav narkoprobleem. Mõelge sellele. Venemaa on noorte narkootikumide tarvitamise tõttu juba praegu püssirohutünn, kus otsitakse uut doosi. Kui Ukraina sõda homme lõpeb, naaseb Venemaale ligi 700 000 sõdurit, kellest paljud on sõltuvuses pervitiinist või muudest narkootikumidest. Need sõdurid saadetakse pärast Ukrainas kogetud õudustest tekkinud narkosõltuvust tagasi ühiskonda
kust nad leiavad taas narkootikumid. Neid juba müüakse ja hakatakse tootma rohkem, et rahuldada sõltlaste nõudlust, keda riik on julmalt kohelnud ja kes on Ukrainas näinud elu halvimat poolt. See on Venemaa tulevik. Putin eelistab hetke soove tulevikule. Kui Venemaa sõdurid muutuvad zombilaadseks, ei mõtle Kreml tulevikule. Putinile on oluline vaid Ukraina langemine, kuid sinnani on veel pikk tee. Zombide hulk on probleem, millega tegeleda hiljem. Putin arvas, et sissetung Ukrainasse teeb Venemaa tugevamaks. Tundub, et ta otsib vaid uusi viise riigi tuleviku hävitamiseks, mis on niigi ohus. Vene sõjaväe zombistamine Putini poolt on üks tema samme, mis viib Venemaa demograafilise kokkuvarisemiseni. Sõja pikaajalised tagajärjed Venemaale on veelgi raskemad kui siin mainitud. Lisateabe saamiseks vaadake meie videot. Kui video meeldis, tellige The Military Show, et saada rohkem ülevaateid Venemaa sõjaväe kulisside tagant. Aitäh vaatamast!